Nii, tere varahommikut Kuressaarest, Saaremaalt. Olen siin koos sõbraga. Miks me siin praegu Kuressaares oleme, jah? Sellepärast, et sõbra teatas mulle, et meid ootab hirmus hukk ja häving. Tema nimelt käis lugemas uudisteportaale. Sõbra meil suur majandussõber ka ja avastas, et seal on kirjas, et sõbra ja Pireti indeks hävineb täielikult. Indeks S ja P 500, sõbra ja Piret 500 tükist. Me oleme 500 komponendist kokku tehtud. Nina on näiteks üks komponent ja kõrvad, neil on 2, eks ju. Sõbral on ka 2 kõrva. Ja teile suur nina, ma ei tea, tema nima on vist 2 komponenti. Ta on nagu see alfabet ei ja siis teine ka ja Google'il on 2 variant. Ja siis sõbra ütles, et meil ootab häving, et me peame esmaspäevaks ära minema, sest toimub krahh ja kõik ühiskond ja kõik struktuurid ja kõik hävinevad. Et see on täiesti, kõik on läbi. Sest Hormuzi väin, see on Hormuzi väin on kõige tähtsam asi maailmas. Ma ütlesin sõbrale, et kuule, et mis jama sa ajad, et meie indeks, et meil on 2, eks ju, sõbra ja Piret, et meie indeks on selline väga püsiv ja need 500 komponenti, eks ju, need ei ole mitte nii väga nina ja kõrvad, eks ju, ja need on pigem nagu sellised rakud, mis üks rakk saab nagu viletsamaks ja enam ei toimi, siis ta lihtsalt vahetatakse välja, ta visatakse välja meie indeksist ja tuleb uus ja värske rakk ja me oleme nagu selline, kõik on korras, eks ju, et ära muretse üldse. Aga sõbra muretses. Ja siis ütles, et tema ei suuda sellist hukku välja kannatada või pealt vaadata, et me peame põgenema ära. Ma ei saa aru, et kuidas me nagu Kuressaares oma hukku nagu väldime ja Tartus ei väldi siis või. Aga nii me siis tulimegi siia. Ja nüüd eile me millegipärast ei hukkunud, tundub, et meie surmanuhtlus on edasi lükatud. Jah, et ma ütlesin sõbrale, et vaata, nende inimestega, kes seal internetis on, nendega ei saa väga vaielda, sest kui nad ütlevad, et me sureme, siis me mingil hetkel sureme, jah, see on õige. Me jääme haigeks, mingil hetkel jääme haigeks. Aga see, et me veedame nüüd nagu aastaid ja aastakümneid aega seda kõike oodates, see võtab nagu elult nagu mõnu vähemaks. Ja eks see sõbra ja Pireti indeks on samasugune, et jah, kui lääne ühiskond hukkub, jah, Ameerika hegemoonia võiks hukkuda ja ma arvan, et see sõbra ja Pireti indeks ikkagi hukkuks, sellepärast, et tegelikult kuulub selle indeksisse selliseid, kirjutad Apple'i arvutiga ja jood Coca-Colat, siis kas nad on Ameerika firmad või need Ameerikas sündinud firmad, tegelikult globaalsed firmad. Nii et see hukk, see ongi see vastuargument, kui ütleks, et S&P 500 on see Ameerika firmade mingisugune klubi. Et ei ole tegelikult Ameerika firmad, need on globaalsed firmad, mis on Ameerikas sündinud. Jah, vaat, huvitav see psühholoogia inimesed, kes seda hukkuma annavad. Minu lemmik arhetüüp, selline folkloor, selline turufolkloor on Investor Bob. Investor Bob on selline isik, kes ta tegelikult vist olemas ei ole, eks ju. Et tema alati investeerib kõige hullemal võimalikul hetkel, kõige hullemal. Vahetult enne börsikrahhi ja vahetult kõik enne börsikrahhi tema alati investeerib raha. Ja siis on Investor Bobi võrreldud sellega, kes üldse ei investeerib. Ja võrreldes, Investor Bob on ja sellega, kes on kõige paremal hetkel investeerib, kes on nagu nõid, kes suudab ette arvata, mida ka tegelikult selles ei ole. Ja selle nõia ja Bobi vahel on väga väike maa. Ütleks, et aeg turul on parem kui turu nagu ajastamine. Ja kõige paremaid, kes on tegelikult realistlik tulemus, on see, mida teevad pensionifondid, eks ju, et see on nagu selle Investor Bobi ja siis selle, kellel on nõiavõimed. Mida ka tegelikult selles vist ei ole. Selle vahel on inimene, kes lihtsalt regulaarselt viskab sisse mingi palgast mingit protsenti, eks näiteks. Et tema on siis nende kahe isiku vahepeal oma tulemustega.
Aga isegi Bob teeb väga head tulemust. Isegi Bob, jah. Otsige internetis on videosi ja sellist materjali, noh, tehtud nagu naljakad, kuidas Bob alati enne börsikrahki raha investeerib ja mis temast siis lõpuks saab. Et isegi need, kes enne seda .com-i kõige suuremat krahhi, jah, mis oli, mille pärast kõik Nasdaqid praegu kardavad, isegi rohkem kui Sebra ja Piret indeksit. Need, kes nagu, noh, sinna investeerisid enne, isegi eriti on need hästi teinud, kes jätkasid oma strateegiat ja nagu nõdrameesed ja nagu poleks börsikrahhi toimunudki. Ja need said nagu väga, need isikud on praegu kõik multimiljonärid. Nii et need krahhe ei ole vaja karta, surm on nagu võimalus millekski uueks. Ja see, et nagu internet räägib, et homme on börsikrahh. Iga kord, kui ma olen internet, ma olen viimasel, ma ei tea, mitu kuud järjest, kui ma olen mingitel foorumides, kogu aeg keegi räägib, kas homme või järgmine nädal või ma ei tea, millal kohe tuleb. Aga tulebki, kuna mingi hetkel ta tuleb, jah, ta tuleb. Aga miks me teda nähes, teda oodates nagu värisema kuskil nurgas? See on loomulik asi ja see annab tegelikult suuri võimalusi. No, praegu on ka väike selline turu korrektsioon või võib-olla ongi krahh praegu, oleks ja seda võimalusi, väga suuri võimalusi. Nii et julgelt nagu öeldakse edasi ja ma ei tea, miks see Sebra selline imelik. Tegelikult ei olnud Sebra, ma mõtlesin sama Kuressaare tulla. Sebral ei ole tundeid, tal on pea põhku täis, ta ei saa midagi aru, ta ei tunne ühtegi numbrit ja ta ei saa börsist ka midagi aru. Sellepärast ta Sebra ja Piret indeks meeldibki, et ta ei saa mitte midagi aru, et tema investeerib siis, kui on hinnad liiga kõrged, hinnad liiga madalad, ta ei saa üldse ühesegi numbrist aru. Ta on selline nõdrameelne. Mis tähendab seda, et võrreldes Warren Buffettiga on ta hõbemedali mees või naine. Et Warren Buffetti tal on see Warren Buffetti naise see filosoofia, et noh, Warren Buffett on tark, tema oskab võib-olla teha seda, mida enamik inimesi ei oska. Mitte võib-olla, vaid kindlalt, jah. Ja, aga teised inimesed siis, noh, nendel on meil Sebra ja Piret. S ja P. Sebra ja Piret. Olgu, ma vaatan midagi hommikust, siis ma lähen bussi peale, saan minna sinna Kuressaare lennujaama ja tulen tagasi mandrile.